endale teadvustanud seda, et see ala mulle meeldib. Teen nagu iga hinna eest. Mööda tuleb sõita ilusti, mitte kuradi külje pealt sisse sõita. See prill oli nii täis, mitte midagi näinud. Mul andmine käis, käed on kõik lõhku. Et oktoobrikuus vist, kui ma õigesti mäletan, ta algas minu eelmine hooaeg, või see hooaeg, mis nüüd oli. Oktoobris siis alustasime ühiseid trenne Sander Pritsi käe all. Kaasasime ka mõned ja tuttavad Alari ja Jako, kellega siis hakkasime ühistrenne tegema. Tegime ringtrenni. Käisime palju suusatamas, ujumas, jooksmas, et sai tehtud palju erinevaid trenne ja ütleme, et see kestiski kuskile sinna veebruarikuuni. Eks kuidas ma utsitan, pigem on see, et ta on siuke, kes ei tahaks nagu tsikli pealt üldse ära tulla, et pigem on see, et detsembri võiks natukene ikkagi puhata ja siis minu jaoks on see, et siis pigem hakata seda uut tööd tegema nagu mingi jaanuaris, ütleme, ja siis sõitudega juba seal veebruarikuus, kui on võimalik minna kuskile välismaale või et aga varem, ma ei tea, kas seda on vajadust. Juba jaanuarikuust hakata trenni tegema, kui on esimene võistlus alles aprillis. Ütleme, et järgmine hooaeg tahaksingi siis teha treeninguid planeeritumalt ja tahaksin olla rohkem kontsentreeritud, mida ma teen, kuidas ma teen, miks ma teen. Ma olengi nüüd viimasel ajal endale teadvustanud seda, et see ala mulle meeldib. Ma sellega tahan tegeleda ja ma tahan sellega professionaalselt tegeleda. Ja ma seda teen nagu iga hinna eest ja nüüd ongi siis, et hooaeg on läbi ja nüüd hakkavad siis uuesti treeningud pihta ja tuleb kõvasti vaeva näha see hooaeg ja tuleb teha väikesed muudatused. Jah, Hispaanias sai ka käidud, olime 10 päeva siis Hispaanias. Treenisime väga ägedate radade peal, kus pole varem sõitnud, et ülikõva kogemus minul endale, et väga punt oli, kellega käisime, sai kõvasti treeni tehtud. Hispaania rajad on üldse teised, et sai siukse ägeda tunde kätte enne hooaega. Aga jah, et selles mõttes väga väärt kogemus oli see.
ma ütleks, et need trennid olid väga kasulikud mulle, et arenesin nii nagu füüsiliselt väga palju, et oligi see, et sain nii palju tugevamaks ja see enesekindlus seal tsikli peal, et see nagu kasvas niivõrd palju. Seda oligi näha nagu just aasta lõpus, et see hooajaline ettevalmistus oli ikkagi nii kõva olnud all, et oligi hooaja lõpuks oli ikkagi näha, et on kõvasti trenni tehtud talvel. Hooaja esimesed võistlused olid keerulised, et minu hooajaks saigi alguse siis Põlva kevadkrossiga, mis osutus minu jaoks väga keeruliseks. Sellepärast, et kogesin väsimustunnet, kuigi sai tehtud palju trenni. Siis mõtlesin ka, et mis valesti saab olla, aga ei mõelnudki välja. Ei, eks ma ikka loomulikult vaatan ja eks raja äärest on ju kõik asju lihtne õpetada ja näidata ja teha ja eks oled teisi jälginud ja vaadanud ja proovid võimalikult palju nagu öelda seda edasi, mida ise nagu näed, et valesti teeb, aga pahatihti ei ole see ka õige, kui ei ole ise sõitnud, et siis võib-olla ei ole see asi nagu nii, nagu räägid. Ühesõnaga ma ootasin sellest sõidust midagi palju enamat, sellepärast, et oli värskelt see Hispaania treeninglaager selja taga ja ma ei teagi, mis valesti läks, et selles suhtes kuidagi ei tundnud ennast tsikli peal nii hästi kui tavaliselt ja kuidagi ei tulnud hästi välja see päev, et ei ole nagu hooaja esimese võistlusega nii rahul, kui tahaks olla. Ilus start oli, sain Uspo järelt minema, siis korra lasin seal lainetes alt ära, siis sain püsti õnneks kiiresti, aga siis Kaimar otsustas, et sõidab mulle julma külma külje pealt sisse. Siis läks seal omajagu aega, aga sain kuidagi järgi sõita tal ja siis vist lasin uuesti külje alt ära. Üle vallipain? Üle vallipain, täpselt. See prill oli nii täis, mitte midagi näinud. Siis panin üle valli ja vaata. Ja siis lõpus vaatasin, et Kaimar ka vist kukkus enne lõpus ja mõtlesin, et pingutan järgi. Ja siis, kus need kaksikud seal taga olid, sealt viskas esi otsa peale alt ära ja sinna alla võssin. Õlul on nii valus praegu. Aga päris julm sõit oli. Mäletan seda, see Põlgaste hobikross, kus oli esimene sõit, hakkas pihta, tuli lausvihm ning siis pidime sellistes hästi ekstreemsetes oludes sõitma. Ja ma suutsin selle sõidu ajal 3 korda külje maha panna ja vigastasin oma õlga hästi kõvasti. Ja ma ütleks, et peale seda võistlust hakkas see allakäigu trepp minema, et siis peale seda oli siuksed nagu, kus ma ütlen, rasked ajad, et ei saanud nii palju füüsilist trenni teha, tsikliga ei saanud päris pikalt sõita ja üldse oli veits keeruline iseendal ka iseennast motiveerida ja teha midagi. Palav? Palav. Hästi hull andmine käis. Käed on kõik lõhki ja päris
ikka päriselt ka, läksid kõva sõitjad. Kogu aeg oli siuke tempo peal. Kaimeriga pusisime kogu aeg. Start läks küll pekki. Sain üle puu hästi minema, aga siis kohva jõus sulle peale. Ja siis oli, pidin maa laskma. Sain sealt suht lõpust startis minema. Aga ees saad ringid tegin mingid kiired möödamised. See oli nagu enam-vähem. Väike värin on sees. Pole väga hullu. Peas, et ta vastu peaks. Sõidame ära ja vaatab, mis saab. Ütleme niimoodi, et isana võibolla kaasas käia on ikkagi raskem. See mehaanikuametiks seal nagu teed selle töö ära, vahetad jupid ära ja aga isana on ikkagi see, et sul on ikkagi närv sees ja tahad, et poiss sõidab paremini ja ei tea, kuidagi ma arvan, et natukene raskem. Minu jaoks. Praegu oli niimoodi, et ma vaatasin eest ikkagi nii palju. Rohkem võttinud. Mis peab midagi asemes. Seda sul õhku või keerame. Ta helista sellele, tehnikaga oli ka, et küll oli rehvi purunemisi, küll oli mootorratta endaga mingid mootoririkkeid ja mida iganes. Ütleme nii, et päris õnnetu hooaeg oli selles mõttes, aga mis sa teed, tehnika vastu ei saa. Selline see tehnikasport on. Hea käib. Start on keegi parem? Ei, oli küll normaalne. 4. oli. Ühe ringi oli rauga taga ja sai mööda. Ja siis läks kepa mööda. Siis oli ikka 5. Ei, 4. 4, jah? Jah, 4. Ja siis Priidel oli nagu veits kaugemal must. Sain mingi hoo ülesse ja sain järgi talle, aga Siklile oli esirelg oli nii kuidagi ebastabiilne, et aukudes loopus hullult ja hüpetes ka nagu võbeles täiega. Proovimegi, paneme teise välja alla ja vaatame, teine sõitjaki tuleb parem. Kahjuks ma Priiderist mööda ei saanud, aga järgmine sõit saan tast mööda. MX-liigas ma olin hooaja kokkuvõttes teine vist, seal Pro klassis, et täitsa siuke hea hooaeg oli.
et see on paar punkti ja esimeses kohas puudu, aga arvestades seda, et 2,5 sõitsin, siis ma usun, et see oli päris hea. Eesti EHKK-s, siis Eesti Hobicrossis karikasarjas tulin ka 3. kohale. Et siis eelmine aasta mul õnnestus võita see ja siis see aasta oli muidugi see konkurents, mis seal oli, et see oli nagu selline vähe tihedam, et oligi need Eesti tipud olid kõik kohal ja selline vägev kihutamine iga etapp käis, et selles mõttes oli äge. Eelmine aasta võib-olla neid kiireid sõitjaid nii palju ei olnud, aga et see aasta siis oli see konkurents vähe tihedam ja siis muidugi sõitsin ka Eesti meistrivõistluseid, kus ma siis sõitsin MX2. Hooaja kokkuvõttes sain 5. Ei ole sellega ka muidugi päris rahul. Aga noh, mis seal ikka. Aga noh, hooaja lõpus ikkagi suutsin näidata head kiirust ja ikkagi tuli see poodiumi koht ka ära. Sõidu algus oli ilus, start läks muidugi pekki, aga kuidagi startis ei saanud üldse minna ja läksin esimene ring, mis ma olin 8 äkki ja siis kuidagi tuli hea tunne sisse ja sain nagu mingi hea rütmi sisse ja siis vaikselt noppisin ja siis sõitsin Kaimerile ette, sain tast mööda kohe ja Lõmmusest kohe mööda ja saaksin Priidelit püüdma. Aga siis tempo läks liiga suureks ja kaamer tuli peale 2 ringi ja puudu kahjuks lõpust. Et järgmine sõit peaks seda jõudu rohkem jagama ja stardi võiks ka parema saada, sest start on siin rajal suurt oluline. Muidu see esimene ring rapsis oli. Ütleme nii, et ütleks, et viimane see Liiva kuningas, mis oli Sakus, kui sai üle mindud vähe suurema sikli peale. Seal oli küll sõidud küll väiksed, aga vaadates neid sõite, siis nagu oli minu jaoks nagu sükene kõige emotsiooni rohkem, et sükene, et kõik õnnestuks. Aga noh, läks nii nagu läks. Kuidagi võtsin selle, ma ei tea, kuidas ma ütlen, viha või siukse energia enda seest ja suutsin ikkagi ilusti sõita mõlemad sõidud ja ikkagi näitasin, et ma suudan ka konkurentsis püsida. Noh, koha valid? Ei tea. Ässad veel pole kohale jõudnud, vaatame, kuhu oma kohad valivad. Ma mõtlen äkki keskele kuskil enam-vähem. Kuna täna sõidan 4,5, siis väga sisse pole Mart vaja ronida. Vaatab mingi enam-vähem sirge soone ja siis äkki saab stardist minema. Noh, järgmine hooaeg tõotab tulla põnev, et liigun siis kuningliku MX1 klassi, et siis sai selline otsus vastu võetud, et jah, nüüd hakkan siis suurema tsikliga sõitma, milleks on siis 450 kuubikuline KTM mootorratas. Aga jah, plaan on sõita siis Eesti meistrikaid ja Hobicrossit teen kaasa kindlasti ja karikavõistlused
vaatab, kui ka rahakott lubab ja kiirus on niivõrd hea, siis ikkagi teha neid Euroopa Open klassi võistlusi ka kaasa siin lähemal. Aitäh kõikidele toetajatele, kes mul sellel pikal teekonnal on abiks olnud ja minusse on uskunud. Te olete mulle suureks toeks ja ma loodan, et meie koostöö siis jätkub ka järgmisel aastal.